Tere õhtust, austatud asutaja professor Madis Habakuk, rektor professor Arno Alman, Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, president Arnold Rüütel, teie ekstsellentsid, rektorid, vilistlased, tudengid, kolleegid ja teised külalised. Good evening, Honorable Professor Madis Habakuk, Rector Magnificus Professor Arno Alman, Vice President of European Commission Mr. Siim Kallas, President Arnold Rüütel, Your Excellencies, Rectors, alumni, students, colleagues, ladies and gentlemen. See imekaunis daam minu kõrval on EBS-i doktorant Maarja Murumägi. Ja see imetlusväärne härrasmees minu kõrval on Juko-Mart Kõlar, minu kaasdoktorant. Tervitame kõiki praeguseid ja endiseid õppureid, lugupeetud õppejõude, meie häid koostööpartnereid ning kõiki külalisi, kellel on põhjust tähistada täna siin üheskoos meiega 25. kooli sünnipäeva. Olete kõik lahkelt tänatud kohale tulemast. Tänane õhtu siin Estonia kontserdisaalis on väga eriline. Et saaksite ja jõuaksite kõik olulised mosaiigikillud tänasest õhtust tervikpildiks kokku koguda, lubage meil seda teile põgusalt tutvustada. Esmalt on meil võimalus nautida spetsiaalselt tänaseks kokku pandud kontsertkava Siim Aimla juhendamisel, milles kõlavad absoluutselt kõik teie poolt ostetud noodilised helid ja harmooniad. Me and Juko are glad to welcome everyone in order to celebrate the 25th anniversary of Estonian Business School and to enjoy the concert program compiled by Siim Aimla, especially for today. After the concert, all guests are kindly invited to the foyer to mix and mingle. At the same time, we shall get this room ready for dancing and birthday snacks. Pärast kontserti palume külalised foajeesse muljeid vahetama ning omavahel suhtlema. Samal ajal kaetakse siia samasse saali sünnipäevasöögid. Meeleolumuusikat nii kuulamiseks kui ka tantsimiseks esitab ansambel koos solist Marvi Vallastega. Õhtu lõpetame uhke sünnipäevatordiga, aga selle saabumiseni on veel omajagu aega. Siit lavalt saali vaadates on mul väga uhke tunne tõdeda, et siin on istet võtnud nii palju vilistlasi. Sest üks peamisi mõõdikuid, mis määravad ülikooli edu, on inimeste läbilöögivõime ning oskus õpitut oma töös ära kasutada. Every child takes after his parents, so do companies, and so does Estonian Business School. EBS has been shaped by the vision of its owner, by the hope of its students and the passion of its faculty. Let's see what the establisher of Estonian Business School, Professor Madis Habakuk, thinks of this. Iga kooli näo moodustavad sellest koolist läbi käinud inimesed. Samuti öeldakse, et iga kool on tahes tahtmata selle asutaja nägu. Kas asutaja on seeläbi ka veidi kõigi saalis olevate külaliste nägu, selgub kohe. Mul on rõõm kutsuda lavale omapoolsete tervitussõnade edasiandmiseks EBS-i asutaja professor Madis Habakuk. Austatud rektor Arno Alman, Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, teie ekstsellentsid, rektorid, kolleegid, vilistlased, daamid ja härrad. Täna sai Estonian Business School 25-aastaseks. Silme eest jookseb läbi 25 aasta pikkune lint. Tänane EBS on 4000 vilistlasega üle terve maailma. Enamasti väga edukad oma töös. Meil on 1500 tudengit ja veerand nendest on teistest maadest. Meil on mitusada täie või osakoormusega õppejõudu. Meil on ligi 80 töötajat, kes targasti juhivad, korraldavad või muul moel toetavad põhiprotsesse. Meil on arvestatav teaduslik uurimistöö koos doktorantuuri, 2 esindajat te siin juba nägite, ja oma ajakirjaga. Ma mõtlesin sügavalt järele
mis ma täna tahan öelda? Kas meenutada värvikaid lugusid, nii valgeid kui musti, mõlemaid on küllaga, või räägin saavutustest või veel millestki? Tänane kõne on tänukõne. Kõigepealt nendele, kes päris alguses julgesid jätta oma head töökohad ja ühineda koolituskonsultatsiooni kooperatiiviga EBS 88. aasta lõpus. Kõige alguses ei olnud ju mitte midagi. Täna, 25 aastat tagasi, ei olnud ju midagi muud kui asutajate vaheline kokkulepe ja udune ettekujutus, kuidas hakkab kulgema. Ma tõstan esile Kanada eestlasi, kes lõid õppesilla, ja California ja Silicon Valley inimesi, kes toetasid meid heast südamest, et kiirendada Eesti majanduse arengut. Teie panus algaastatel oli otsustava tähtsusega. Ma imetlen õppureid, kes julgesid tulla ja maksta algaastate kohta väga suurt õppemaksu. Kogu projekt võis ju igal hetkel rebeneda. Kas Kanadas, USA-s suudetakse korraldada õppeprogrammi? Kas vahele ei astu tol ajal väga hirmus keskkomitee ja KGB? Kas bakalaureuse ja MBA programmi diplom on aktsepteeritav edasiõppimisel? Need olid suured riskid, mida võeti. Ma tänan neid inimesi, sealhulgas ka valitsust, kes andsid meile õppetööks vajalikke ruume. Tänased ruumid, kus EBS asub, on järjekorras 5. Ma tänan kõiki neid sadu inimesi, kes 25 aasta jooksul on EBS-is õpetanud, õppetööd korraldanud, juhtinud ja teinud kõike muud, mis ülikooli tegutsemiseks vajalik. See on teie töö, et mitte millestki 25 aasta jooksul on saanud maailma esimese 3% hulka kuuluv Estonian Business School. Maailmas on ligikaudu 10 000 business school'i ja viimased 6 aastat kuulub EBS esimese 300 hulka. Ja kui kõige olulisemat pikas perspektiivis tahan ma tänada EBS-i vilistlasi, kes nõu ja jõuga on alati meid toetanud. EBS ja teie, me oleme igavesti ühe vankri ees. Vankri nimi on edu. Kui teil läheb paremini, tõuseb EBS-i prestiiž. Kui EBS-il läheb paremini, tõuseb teie diplomi väärtus. 25-aastane EBS-i areng on luugelnud nii üles kui alla. Ja see, mis ma täna õhtul rõhutada tahan, on see, et EBS-is on toimunud põlvkondade omavahelise tasakaalu edukas sättimine. Praeguseks on kollektiiv läbinud vajaliku noorenduskuuri ja noorte energia ning parem haridus ja vanemate kogemused annavad kokku sünteesi, mis võimaldab tulevikku vaadata optimistlikult. Võtmeisikute ringis on enamuses noored ja võimekad inimesed, kes võtavad asja südamega ja rektori laual on tänase päeva seisuga projektide virn, millest mõned on väljapaistvad. EBS-il on jälle uus hingamine. Ja lõpetuseks meie moto. Enne targaks, siis rikkaks. See on kehtinud meil läbi 25 aasta ja küllap on sel motol väärtus ka kogu ühiskonna jaoks. Edu teile kõigile!
Next, we would like to welcome Rector Professor Arno Alman. Austatud Madis Abakukk, Maria Abakukk, lugupeetav Siim Kallas, president Rüütel, proua Ingrid Rüütel, ekstsellentsid, audoktorid, kolleegid rektorid, endised ja tänased kolleegid EBS-ist, kallid vilistlased, üliõpilased, head EBS-i sõbrad, daamid ja härrad. Mul on hea meel teid kõiki tervitada ja tänada võimaluse eest koos tähistada veerand 100 aasta möödumist ajast, mil tänane Estonian Business School sai omale nurgakivid. Õigete nurgakivide valikust ja nende pahapanemise oskusest sõltub see, kui kõrgeks saab hoone ehitada ja kui kaua see vundament kannab. Ülikooli võrdlemine ehitisega ei ole juhuslik, sest hariduse seostamine templiga on tavapärane. Samas ei ole haridustempli vundamendiks ainult kivid ja tema ilu mõõdupuuks sambad, vaid väärtused, mida selles templis luuakse ja mida sellest lahkujad kaasa võtavad. Estonian Business School, olles meie uue ärkamisaja laps, on saanud täiskasvanuks, kellel on 25 aasta jooksul kogutud piisavalt teadmisi ja kogemusi, samas on ta veel küllalt noor, et kiiresti reageerida väljakutsetele, mida muutuv maailm esitab ärikõrgharidusele. Me võime täna tõdeda, et Estonian Business Schooli vundamendi ladujad on olnud oma ala meistrid, sest väärtused, mis on olnud koolil kompassiks, on meil aidanud läbida nii kõrghariduse tormid kui reformid. Me oleme käesoleval aastal läbinud ka tingimusteta rahvusvahelise institutsionaalse akrediteerimise ja oleme ainus eraülikooli staatuses tegutsev õppeasutus Eestis, Eesti kõrgharidusmaastikul. Meil on hea meel, et meid on arvatud maailma äriülikoolide kõrgliigas 300 parima hulka ning 3. aastat tegutseb meie filiaal meie heade naabrite juures Helsingis, kus meid on hästi vastu võetud. EBS Grupis tegutseb ka üldhariduskoolide toppi jõudnud EBS Gümnaasium ja täiendkoolituse üks tunnustatud liider EBS-i juhtimiskoolituskeskus. Tähtpäevadel tehakse tagasivaateid ajalukku ja seda teeme meiega tänase kontsertvastuvõtu ajal, kuid ajalugu on ka tuleviku teejuht. Ajalugu õpetab meid nägema aja lõputut voolamist ning aja muutumist, õppima muutustest, et paremini tuleviku muutusi ette näha. EBS-i 25-aastase ajaloo taustal saame hinnata ja võrrelda, kui oluliselt on muutunud äri- ja ettevõtluskeskkond, kus majandusruum on saanud uued mõõtmed, õigusruum uue sisu, haldusruum teistsuguse korralduse ning kogu äri- ja ettevõtluskeskkond digitaalse katuse. Rääkimata sellest, et traditsiooniliste ettevõtlusvaldkondadega on asunud konkureerima paljud uued ärivaldkonnad kui tehnoloogilise arengu lahutamatud kaaslased. Sellele lisaks on kasvanud ettevõtete mobiilsus ja erinevate uute ärirakenduste osakaal. Kõik need muutused on vaieldamatult väljakutsed ka äriharidusele ja täna on EBS valmis neid väljakutseid vastu võtma. Ta tahab jätkuvalt anda oma üliõpilastele parimaid teadmisi, mis kindlustavad meie lõpetajatele töökoha rahvusvahelisel tööjõuturul, eeldused erialaseks arenguks ning hea sissetuleku. Me oleme asunud täiendama oma õppekavasid uutelt platvormidelt, kus kohtuvad teaduse eesliin meie partnerülikoolidest, juhul kui Eestis seda ei ole, parim praktika rahvusvahelistest firmadest ning oma ala tunnustatud tegijad. Viimastel aastatel oleme me suurendanud ingliskeelsete õppekavade osakaalu ning kasvanud on välisüliõpilaste arv.
Täna on EBS-is välisüliõpilasi juba üle 1/3. Välisüliõpilaste arvu suurendamine erinevatest riikidest ei ole eesmärk omaette. Selles rahvusvahelises õpikeskkonnas loodud võrgustik on ärihariduse lisandväärtus. Eile tähistas Soome Vabariik oma 96. aastapäeva. Selle tähtpäeva puhusel vastuvõtul Soome Vabariigi suursaatkonnas kõlasid järjestikku Soome ja Eesti hümn. Peab olema treenitud kõrv, et tabada erinevusi nende kahe hümni meloodiates. Oleme veendunud, et lähiaastatel toimub meie kahe riigi majanduse veelgi tugevam lõimumine ning ka meie kahe riigi äris ja ettevõtluses võime kuulda tulevikus järjest enam ühtset meloodiat. Seetõttu arendame me lähiaastatel oma tegevust Soomes. Juba uuel õppeaastal avame Helsingi filiaalis uue bakalaureuseõppekava ja aastal 2015 magistriõppekava. Me oleme asunud laiendama ja mitmekesistama oma koostööd ja sidemeid Venemaa äriülikoolidega, et valmistada tulevasi ja Eesti ja Soome ettevõtjaid edukaks ärialaseks koostööks nii Venemaaga ja tegutsema tulemuslikult ka väljaspool Euroopa Liidu majandusruumi. Eesti kuvand on olla haritud, ettevõtlik, uute tehnoloogiate rakendamise valdkonnas ambitsioonikas ja majanduslikult stabiilne riik. Estonian Business School soovib oma järgnevate aastate tegevuses muuta seda kuvandit veelgi nähtavamaks ning me soovime ja saame seda teha teie kõigiga koos meie koostööpartneritega ning me teeme seda meie rahva ja riigi kestmise nimel. Tänan teid, soovin teile kõigile meeldivat õhtut ja ilusat pidu. Aitäh teile! It's a long-lasting tradition of academia to award the positions of honorary doctorates to distinguished scholars and remarkable business people and statesmen, and EBS is no exception in that. I hope you can soon see the list of EBS honorary doctorates here on the screens. And on this birthday, we would like to award 3 of these positions. I kindly ask Professor Eero Vaara to join us here, next to the rector, and his promoter, Professor Ruth Alas, and the rector, Professor Arno Alman. Professor Eero Vaara is a professor of management and organization at Hanken School of Economics in Helsinki, Finland, since 2004. And since 2010, he is also the vice rector and dean of research at the same university. At 2008 until 2011, he was the chair of the European Group of Organizational Studies, also known as EGOS. Since 2013, he is the distinguished scholar, visiting scholar at Lancaster University, United Kingdom. And this academic year, he is a visiting professor at HEC Paris, France. And EBS would like to award the position of honorary doctorate to Professor Eero Vaara for his contribution to research on organizational, strategic, and institutional change and methodological issues in organization and management studies. Ladies and gentlemen, dear friends, aitäh. Se on mulle suur au, suur tänu teille. So this is indeed a great honor and privilege, and it means a great deal to me. And I would have a lot of things to say, but I heard that this is not the time for long and boring speeches, but rather time to celebrate. So I'll just say that happy birthday, Estonian Business School. Paljon onnea. Thank you so much.
Next, I would like to ask Professor Sergei Myazoyedov to come here. And his promoter, Professor Madis Habakuk, and director also stays here. Professor Sergei Myazoyedov is the Vice Rector of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration since 2011. Since 2010, he is the President of Russian Association of Business Education. Since 1996, he is the Dean of the Institute of Business Studies in Moscow. He is the member of the Siemens Board and the Board of Russian Management Association. EBS would like to award the position of honorary doctorate to Professor Myazoyedov for his contribution to the development of business environment in Russia and for the creation of prerequisites for cooperation between Estonia and Russia in the field of business education. Esteemed ladies and gentlemen, dear friends, first of all, I'd like to say that I am very much honored and thankful to the Academic Council, Rector, the team of Estonian Business School, and personally to my great friend, Professor Madis Habakuk, for this great opportunity for me to stand here in front of you. I'd like to join the words of my colleague from Finland and to congratulate this great high-quality Estonian business school with the 25th anniversary. It's my honor to be the honorable professor of this business school, and in my sort of strategic dream, I see this school within the coming decades at the top lines of all the leading European and world rankings. My congratulations, dear colleagues, and thank you very much for this honor. Thank you very much. Finally, I would like to ask Mr. Siim Kallas to join us here. He has been promoted by Professor Madis Habakuk, and the hood will be presented by Rector Arno Alman. Mr. Siim Kallas is the Vice President of the European Commission, responsible for transport since 2010. On the years 2004 until 2010, he was the Vice President of the European Commission, responsible for administration, audit, and anti-fraud. 2003 until 2004, he was the member of the Parliament. 2002 until 2003, he was the Prime Minister of the Republic of Estonia. And 1995 until 2002, he was the Minister of Finance, Member of Parliament, and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia. I should add that Mr. Siim Kallas has also been lecturing at EBS in banking, and he's also been the member of the supervisory board of the Estonian Business School. So hereby, Estonian Business School would like to award the position of honorary doctorate to Mr. Siim Kallas for his contribution to the development of the entrepreneurial and business environment in Estonia and Europe. Professor Habakuk, professor Alman, EBS-i professorid, õppejõud, vilistlased, loomulikult olen ma äärmiselt liigutatud. Ja eriti sellepärast, et see mulle osutatud au ja tunnustus tuleb õppeasutuselt, mis 25 aastat on väsimatult levitanud usku inimese vabasse algatusvõimesse, vabasse majandusse, turumajandusse. Täna on palju neid, kes usuvad hoopis teisi asju. Et turumajandus ei ole mitte lahendus, vaid on probleem. Ja me saavutame turumajanduse parema toimimise siis,
kui me seda piirame, kitsendame, surume alla ja siis me saame kõik olla väga õnnelikud. Ma arvan, et see töö, mida Estonian Business School on teinud just nimelt mõtteviisi ja mitte ainult mõtteviisi, vaid ka suhtumise edendamiseks Eestis, et kõik sõltub lõpuks meist endist, inimestest endist, ettevõtjatest, vabadest ettevõtjatest, kellel on algatusvõimet ja töökust. Minu lugupidamine ja minu parimad soovid Estonian Business Schoolile järgmiseks 25 aastaks. Aitäh! Palju õnne audoktoritele ja suur tänu promoveerijatele. Estonian Business School has over 4,000 alumni, whom we hope all are doing well. Several alumni have found their calling outside Estonia. We try to keep and stay in touch with them. So let's see how they are doing. EBS-ist on saanud kiiresti rahvusvahelise mõõduga õppeasutus. Nii on saabunud siia õppureid ja õppejõude piiri tagant ning paljud EBS-i vilistlased on ka ise leidnud eneseteostuseks koha väljaspool Eestit. Meil on juba üle 4000 vilistlase, kellel läheb Statistikaameti andmetel väga hästi. Järgnevalt suunamegi oma pilgud laia maailma. Ma palun käivitada videotervitused. Selamat hari ulang tahun EBS! 祝爱沙尼亚商学院25周岁生日快乐！ EBS 生日快乐！ Auguri EBS! Glückwünsche EBS! Bon anniversaire EBS! IBS vanuit Nederland, van harte gefeliciteerd jullie 25 jaar jubileum. Op naar de volgende 25. Gefeliciteerd EBS! Daudz laimes EBS! Dear Estonian Business School, happy 25th birthday from South Africa, Cape Town. Cheers! Happy birthday EBS from New York! Tere EBS seltsikad, juubeliõnnetused Londonist. Herzliche Glückwünsche EBS! Gratuleerame dagen! Vivat, vivat, vivat! G'day Estonia. Happy birthday EBS from all your friends out of Monash University in Australia. It's been 10 years of our partnership and it's still going strong. Have a great evening tonight. Suur tänu! Austatud külalised, daamid ja härrad, nüüd kus akadeemiline sissejuhatus on selja taga, lubage mul juhatada sisse meie pidulik kontsert pealkirjaga 25 imelist hetke. Kontsert on läbilõige meie muinasjutulisest ajaloost, mida saadab animeeritud ajalugu. Nii nagu algselt ka EBS ise algab kontsert Ameerika mõjutustega, jõudes välja kooli asutamise, Eesti ja kooli vilistlasteni.
We have met honorary doctorates and seen the video greetings. I think it's about time to move on to the concert called 25 Wonderful Moments. Concert is inspired from the development of Estonian Business School and accompanied by an animated history of the school. The beginning of the concert is influenced by United States, as was EBS in the beginning, and then moves towards today. Once upon a time, towards the end of the Soviet Union, Professor Madis Habakuk had the idea of bringing business education to Estonia. He understood the need for new business tools, methods, and paradigm, which are vital to build up a new country's economy. In 1988, Madis, in cooperation with Marshall Fitzgerald from the US and Ilmar Martins from Canada, took up the challenge and established the Estonian Business School. The next year, the first group of students took up their studies in a building at Sarupi village. As if the program itself wasn't innovative enough, they included a 3-month internship in the United States and study bridge organized by local Estonians in Canada. When the EBS's first 29 alumni graduated in 1989, they immediately started successful businesses, though EBS itself had to struggle through the turbulent hyperinflation, forcing them, for example, to change the study fee every month. At the time, getting cash from a bank needed almost as much courage and determination as fighting a battle. Luckily, for the reputation of EBS, its CFO went there armed only with flowers when getting cash to pay the salaries. Esmalt kõlab Gershwini loodud ja Ella Fitzgeraldi kuulsaks lauldud teos I Got Rhythm, mida esitavad Sofia Rubina ja Holger Marjamaa ansambel. I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more. Home in trouble, I don't mind him, I don't take him round my door. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. Sweet, sweet mama,
anything more. I got daisies, green pastures. I got my man who can ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him. I don't take him around my door. I got rhythm, I got music. I got my man who could ask for anything more. Who could ask for anything more? Thank you. Suur tänu! 25 aastat tagasi oli äriharidus Eestis veel lapsekingades ning otsiti oma mõtet ja häält. Teie ees on EBS-i vilistlaste ja töötajate lapsed Eke, Madis, Triin, Maribel, Elisa ja Aino, kes esitavad rahvaviisi igal ühel oma pill. Igaühel oma pill, selle mängib
After these difficult times, Mattis concentrated on research. He implemented a doctoral program and launched the academic magazine Journal of Management and Change that would contribute to business community needs. Moreover, in 1993, Mattis founded the EBS Executive Training Center. Owing to the talented management, the unit became the leading ETC in the region with more than 14,000 private and public sector participants. In the meanwhile, ETC also developed their very own crown jewel, the Executive MBA, launched in 1999. Today, Estonia's best executive training program with more than 100 alumni. Finally, ETC even became the licensed partner of the Academy of Executive Coaching in 2012, allowing Mattis to fulfill his dream of accompanying his alumni throughout their professional life. For the development of the EBS, it seemed that only the sky was the limit. Rahvusooper Estonia solist Kristel Pärtna ja Riina Pikani klaveril esitavad Kavoti Jules Massenet koomilisest ooperist Manon.
university degrees with a diversified portfolio, professional education, lifelong learning. That all sounds very good, but somehow something was still missing. So in 1997, Madis went ahead and founded a high school in Tallinn, attracting only the best teachers and staff. Soon, he and his dedicated and enthusiastic management established a school on university premises that would provide an ideal study environment to prepare students for international universities. Currently, external evaluation results position the high school amongst the top 8% of schools in Estonia, and if the title of internal evaluation flagship wasn't enough, they also gained the title of Best School of the Year. Meie jaoks on oluline olla rahvusvaheline ülikool. Aga et enda nägu säilitada, peame aga oma juurtest kinni hoidma. Ma palun lavale Jalmar Vabarna, Sandra Sillamaa ja Tõnu Tubli, kes esitavad koore kokkuklopsimise loitsu nimega Kooreke. Matsan leiva peale lirtsa lartsa. Lastel lõõbus tantsu lüüa, võid ja pehmed leiba süüa. Kobadi kokku mingu, midadi mädadi mättad tulgu, taevas tulgu, sisse mingu, ümber männa, mitsan, matsan, leiva peale lirtsa, lartsa. Lastel lõõbus tantsu lüüa, võid ja pehmet leiba süüa.
EBS-i gümnaasiumiga samal aastal asutati ka EBS-i kammerkoor, kes on saanud oluliseks osaks meie kooli loos. Kontserdi järel ilmub neil juubelit tähistav plaat ja 13. detsembril kell 19 toimub Kaarli kirikus EBS-i kammerkoori jõulukontsert. Ma palun lavale EBS-i kammerkoori, kes esitavad enda superhiti Tõnu Aare ja Ott Arderi Aeg ei peatu. Within 15 years, Estonia could proudly present the business school, the ETC, and the high school. Quite a success. Not for Mattis. After having done his warm-up exercises, he went right on to the next challenge, the internationalization of the EBS. Its appeal outgrew European boundaries quickly, and so, in 2001, the EBS welcomed their first group of Chinese students. Today, more than 40% of the student body is made up of international students. To top everything, the EBS itself expanded their activities to Riga, and in 2011 they were the first Estonian university to successfully open a branch in Helsinki. But be aware, the branches could also have been opened in India, Dubai, or... The European business schools felt threatened and wanted to slow Mattis down. So they decided unanimously that he should sit on the board of the EFMD.
1994. aastal asutati EBS-i juhtimiskeskus. Ikka selleks, et koolitada häid juhte. Hea juht on nagu orelimängija, kes paneb kõik viled omavahel laitmatult tööle. Järgmiseks esitab Iiris Roost Leon Böhlmanni Carilloni. Läbi aastate on EBS-i üheks võtmesõnaks olnud rahvusvahelisus, mis eeldab tugevat mobilisatsioonivõimet. Ja seda ilmestab ka järgmine teos. Heigo Rosin ja Johan Randvere esitavad Raimo Kangro Display Balls 12.
Today, the EBS and Mattis celebrate its 25th anniversary together with over 4,000 alumni, 1,500 students, 100 faculty, and 70 partner universities in Europe, America, Australia, and Asia, enabling a wide exchange of both students and lecturers. The school has grown into one of the biggest private universities in the Baltic region, teaching international entrepreneurship and business administration at bachelor's, master's, and doctoral levels. The EBS is also the only private university in Estonia. Internally, the EBS is currently going through a shift in generations, which is logical on an evolutionary level. But do try working with XYZ generations. It's like the hyperinflation of the 90s. You simply do not know what to expect of tomorrow. In 2013, Mattis received the Lifetime Achievements Award, and for 6 years in a row, the EBS has been rated amongst the top 300 business schools in the world, even reaching the top 3%. But most of all, Mattis is proud of the school alumni, of their exceptional work and success. The official EBS alumni activities started in 1997 and continue with regular activities and an annual agenda to this day. The success of EBS strongly lies in the hands of its alumni and their outstanding support. Järgmiseks ma palun lavale keelpillikvarteti, kes esitab Dvorak ja Ameerika keelkvarteti 4. osa.
Suur tänu Keelpilli kvartetile. 25-aastase EBS-i 25-aastane vilistlane Ikevald Rannap esitab nüüd 25 aasta vanuse loo, mille sõnum kõlab aktuaalselt kõigi ajastute noortele, aga võib-olla eriti tänapäeval. I want it all and I want it now. On an empty street, just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, no time for doubt. With the pain and anger, can't see his way out. It ain't much I'm asking. I heard him say, gotta find me a future, move out my way. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. And I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. Listen, all you people, come, got to move out. Gotta give me a game plan. Gotta shake you to the ground. Just get mad when I know it's mine. People, do you hear me? Just give me a sign. Ain't much I'm asking. If you want the truth, here's for the future of the dreams of you. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. I want it all. I want it all. I want it all. I want it now. I'm a man with a one-track mind. So much to do in one lifetime. Not a man for compromise and ways of wise. Ain't living a lie, so I'm living it all. Yeah, I'm giving it all. Just give me a sign. I'm telling you, I want it all. I want it all. I want it all.
Täname väga kõiki muusikuid, soliste, artiste selle muusikalisele rännaku eest ja loomulikult ka kõiki teid, kellele see oli pühendatud. Igal Epsikal ja igal meie koostööpartneril, meie sõbral on meiega seotud oma lugu. Täna me oleme üritanud need lood kokku võtta ja ühtseks siduda ning ajaloo huvides salvestada. Selleks palusime endale appi Siim Aimla. Järgnevalt kõlab Siim Aimla poolt loodud lugu Julgelt elades, sõnad Jan Kaus. Veel kord suur tänu Siim Aimlale kõigile esinejatele selle imelise loo eest, mis ütles julgelt elades. Nüüd on meil võimalus ja me palume, et kõik külalised jätkaksid koosviibimist fuajees, kus pakutakse suupisteid ja vahuveini. Seniks vaatame mina ja Juko, et see saal siin saaks valmis seatud tantsuks ja hiljem me pakume teile siin ka buffet stiilis õhtusööki. Thank you everyone. I hope you enjoyed the concert. Now we kindly ask you to move to the foyer to socialize and have some refreshments, and we'll be expecting you back here for a dance in about 15 minutes. Thank you.